tere! Tore, et vaatad advokaadibüroo Trinity äriõiguse töögrupi neljapäevast nõuannet. Oleme lisanud oma näidiste varamusse osanike otsuse kasumi jaotamise kohta ning räägin nüüd selle kasutamisest veidi lähemalt. Üldreegel on lihtne. Osanikele võib teha väljamakseid vastavalt kinnitatud majandusotsuste aruandele ning väljamakstav summa võrdub varasemate aastate ja aruandeaasta kasumiga. On vaieldud, kas selle summa sisse peaks mahtuma ka dividendi tulumaks ja leitud, et ei pea. Küll aga on tulumaksu maksmata jätmine järgmise aasta kasumi arvele üsna riskantne. Soovitan kindlasti märkida otsusesse ka dividendide väljamaksmise aeg või isegi maksegraafik, sest vastasel juhul võivad osanikud väljamakseid nõuda mõistliku aja jooksul otsuse tegemisest, mis on üsna segane mõiste. Selle otsuse osas tahan märkida veel ühte olulist asja. Kui kasumi jaotamise otsus on korra tehtud, ei saa seda enam ilma kõikide osanike nõusolekuta tühistada. Neil, kes tühistamisega nõus ei ole, on jätkuvalt õigus dividendi nõuda. Aitäh vaatamast ja järgmise neljapäevani! Kui sul tekkis täiendavaid küsimusi, võta meiega kindlasti ühendust.